Tere sulle, kes sa oled seda videot vaatama tulnud. Minu nimi on Ivar Kuusjev ja täna räägime sellisel teemal nagu kuulamine. Et millist rolli mängib ta meie ümber ühiskonnas ja kui olulist rolli ta mängib ka mu enda elus. Et mul on mingi huvitav teema mul selle kuulamisega ja mingi huvitav asi on mul. Et ta on järjest olulisemaks saanud või ma olen järjest enam taipanud, kui oluline see on mu enda elus midagi edasi. Läbi kuulmismeele on võimalik leida tee minu südamesse. Kuulamisoskus on minu meelest üks alahinnatumaid oskusi tänapäeva ühiskonnas. Nii paljud konfliktid oleksid olemata, kui me lihtsalt oskaksime üksteist kuulata. Ja kuulata selleks, et mõista, mitte selleks, et vastata. Et see on väga suur erinevus. Tihti, kui inimesed kuulavad teist, siis nende enda peas käib mingisugune mõtete jada ja nad juba ootavad, kuni teine inimene saaks lõpetatud rääkimise, et siis nii-öelda maha laadida kõik see, mis nende enda peas on. Aga nii ei saavuta lähedust, intiimsust või mõistmist teise inimesega. Ja võib-olla mõne jaoks need asjad ei olegi olulised. Lähedus, intiimsus, teineteise mõistmine, aga minu jaoks on. Ja näiteks pinnapealsus üldse kohe ei lähe minuga kokku või pinnapealsed suhted, pinnapealsed vestlused, small talk. Small talki ma teengi vahel ainult sellepärast, kui see on vajalik. Muidu pole minu teema. Vestlus kahe inimese vahel on minu meelest üks unustatud kunst, kus rääkija ja kuulaja vahelduvad loomulikus rütmis, kus pausidel on oma koht ja pausid ei ole täis ebamugavustunnet või ärevust, vaid on pungil informatsioonist ja potentsiaalist. Et seepärast on ka lähedaste inimestega vaikuses olemine täiesti okei ja täiesti mugav asi. Ja kui kaks inimest on ühes ruumis juba, siis nende aurad suhtlevad omavahel ja kui nad istuvad teineteisega lähestikku või puudutavad teineteist, siis see infovahetus on veelgi suurem ja sõnu pole vajagi. Ütleks veel, et kuulamine on vestluse vaata üks olulisemaid asju, et ilma kuulamisoskuseta jäävadki vestlused pinnapealseteks ja rääkija ei saagi ennast tunda lõpuni kuuldud ja nähtud. Aga just olla kuuldud ja nähtud on inimeste üks põhivajadusi. On nad siis sellest teadlikud või ei ole. Et ma enda puhul näen seda väga tugevalt ja ma olen ka teadlik enda lapsepõlve traumadest, mis praeguses eas võimendavad mul seda vajadust veel. Et olla kuuldud ja nähtud on ka paarisuhetes üks põhivajadusi. Neuroteaduse kohaselt kõige optimaalsem seisund või olek meil on kergelt lõdvestunud ja natukene alert ehk siis valvas. Ehk siis kui me oleme väga alert, väga valvsad, ajulained kead beta-kiirgustel, siis me tegelikult ei suudagi infot ammutada, infot vastu võtta. Endi peas on juba nii palju mõtteid ja need keerlevad nii suurel kiirusel, et sinna lihtsalt ei mahugi vahele mingisugune uus info. Me ei suuda seda lihtsalt talletada. Ja siin tuleb välja, kui oluline on ka osata ennast lõdvestada tegelikult. Üleüldse elus lõdvestamisoskus. Ja kui harv nähtus see tänapäeval on, tavaliselt inimesed on ju ärevil ja hirmul või muredest hõivatud. Et süüdistatakse teineteist, et sina ei mõista mind ja hoopis sina ei mõista mind. Tegelikult kumbki ei kuula teineteist ja siis ei saagi mõistmine toimuda. Mu enda kogemus kuulamisega on see, et enne mediteerimise alustamist pidi mul pidevalt taustal olema mingisugune muusika või midagi lihtsalt taustal mängima. Kas siis mingi muusika, mingi arvutist mingid laulud või muusikakanal või raadio. Et isegi kui ma ärkasin, siis esimese asjana panin telekast muusikakanali tööle ja seegi taustaks tiksuma. Et see tegelikult representeerib väga hästi ka seda, mis mu enda peas siis sellel ajal toimus. Pidev taustamüra
ja nagu intuitsioonile ei jäägi sellises asjas ruumi. Nüüd aga võttes endale iga hommikuse mediteerimise harjumuse, siis esimesed 2 nädalat ma kuulsin kõrvus vilinat. Konkreetselt 2 nädalat järjest. Ma ütleks, et see märk kuulmiskahjustusest, et tegelikult juba väga väiksest peale, juba lasteaiast saadik, ma olen väga tihti väga valjult muusikat kuulanud. Ja tulemus on käes. Ja mida aeg edasi, seda rohkem olen ma hakanud väärtustama vaikust ja saanud aru, kui hinnaline ja kuidas tuleb seda tiku otsaga tuleb taga ajada. On siuke väljend, et tiku otsaga taga ajama. Võib-olla küll. Et kui linnas jalutama minna, siis peab ikka korralikult marsruudi ette mõtlema, et mitte olla pidevalt automüra sees. Ja ma ise elan ka tegelikult päris suur autotee kõrval ja ma magan kõrvatroppidega. Nüüd mõne jaoks võib see tunduda nagu väga võõras ja väga ebamugav, aga tegelikult ei ole. Et ma olen sellega täiesti ära harjunud. Et ma ei kasuta neid tavalisi kõrvatroppe, vaid ma tellisin sellised mesilasvahast kõrvatropid, mida saab muljuda nagu plastiliini, võtavad kõrvakuju ja ei sega absoluutselt. Mõni on mind hirmutanud, et pärast sa ei saagi siis ilma troppideta magada. Võin kinnitada, saab küll. Lihtsalt ma pean vaikust väga oluliseks ja absoluutset vaikust vist maakera peal üldse ei olegi. Kõige lähedasem sellele on Antarktikas ja näiteks Eestis looduses, kui ma olen vahel tajunud sükest ikkagi väga suurt vaikust, siis ma olen tundnud, et just kui õnnehormoonid uhuksid üle mu keha ja ma tunnen sükest naudingut lihtsalt vaikusest, puhtalt sellest, et tegelikult meie kehadele ka meeldib vaikus. Huvitav protsess on mediteerimise ja vaikusega veel olnud, et siin paar aastat tagasi ühe meditatsiooni käigus ma lihtsalt tundsin, kuidas plaks mu kuulmine läks paremaks. Et ma hakkasin paremini tajuma, mis mu ümber nagu on ja ma hakkasin kuulma ka kaugemale. Et see on huvitav, et kas ma mingi lukustasin lahti mingisuguse järgmise taseme enda kuulmises või teine asi, et lihtsalt jällegi mu organism oli tekitanud mingisuguse kaitsekihi, sest ma kuulasin nii palju muusikat, et nüüd kui ta nägi, et ma viivin järjest rohkem vaikuses, et on aeg need algsed võimed jälle taastada, et see oli huvitav kogemus. Siis mõni aeg edasi ma avastasin, et ma suudan tähelepanuga energiat kõrvadest eemale suunata. Et seda on raske nagu sõnadesse panna, aga ma annan endast parima. Et muidu me kuulame ja ammutame infot nagu kõrvadest sissepoole, aga ma avastasin, et ma suudan ka kõrvadest välja energiat suunata. Et ma suudan nagu tähelepanuga tekitada nagu siukse energiakanali kõrvadest välja ja kui ma saan need kanalid lahti, siis ka see asi, mis mu 2 kõrva vahele jääb, see ka nagu lõdvestub, ajuga nagu lõdvestub palju kiiremini. Ja kui mul kõrvus näiteks piniseb vahel, siis ma suudan oma tähelepanuga minna sinna pinina sisse, neutraliseerida selle, nii et see hajub ära ja see tekitab nagu sukest rahulduse tunnet mul jälle peas. Et kõrvakilede ja aju vahel on ka väga väike distants, nii et ma usun, et seal on ka oma seos vahel. Et huvitav, mis mul järgmisena seoses kuulmusega avaldub, ootan huviga. Ma ammutan infot kõige paremini kuulates, ma olen aru saanud. Mõni inimene loeb ja on aru saanud, et tal on nagu nägemismälu. Ma olen aru saanud, et mul on kuulmismälu kõige parem. Et juba ammu ma ei loe tavalisi raamatuid, vaid kuulan ainult audiobukke. Ja seda mitte ainult sellepärast, et ma suudan niimoodi infot paremini ammutada, vaid ka puhtalt mugavusest ja multifunktsionaalsusest. Et ma saan raamatuid kuulata, kui ma teen trenni või kui ma käin metsas jooksmas või kui ma sõidan ühistranspordis või kui ma jalutan või ükskõik mis vabal hetkel. Ja mul on kahju, et Eestis veel see audioraamatute turg nii lapse kingades on. Et Amazon ja Audible ei toeta eestikeelseid raamatuid ja seal on nagu väga mugav see, et autorid saavad ka ise enda raamatu sisse lugeda ja selle sinna üles panna ja müüa. Aga Eestis tõesti ma ühel hetkel võtsin kätte ja uurisin seda natukene. Eelmisel aastal tuli üks sait, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga tuli nagu kõige laiemalt sellega välja
ja hakkas pakkuma seda teenust, audioraamatuid. Neil on juba päris suur baas, aga nad ei lase autoritel enda sisse loetud raamatuid saata, vaid nad palkavad selleks Eesti näitlejad, kes tahavad ka oma raha saada. Nii et see on veel natukene nagu kreenis see süsteem, ma ütleks. Aga ma hoian seal kindlasti silma peal sellel turul sest ma tõesti tahaks ka eestikeelseid raamatuid hakata kuulama. Muusika on mu elus väga suurt rolli mänginud alati, nii palju kui ma suudan tagasi meenutada. Mulle meeldib endale laulda ja kitarri mängida, mulle meeldib ka muusikat kuulata, kuidas teised laulavad. Mulle meeldib käia nii akustilistel kontserditel kui ka suurtel elektroonikamuusikafestivalidel või reividel täiesti seinast seina. Et ka meie vaimule pidi muusika hästi meeldima. Ja seepärast on võib-olla natukene keeruline nendel inimestel ka selgitada, et miks neile muusika nii väga meeldib, aga nad tunnevad, et neile meeldib see nii väga ja seda ei saa eitada nagu. Ja mulle tundub ka, et ma armastan kõrvadega üha enam. Et viimased korrad, kui mõni naine mulle meeldima on hakanud, siis ma mäletan seda hetke, kui see on toimunud. See on just toimunud siis, kui ma teda kuulan ja kui see, mis tema sõnadega on nagu mulle edasi tulnud, mu südamesse jõudnud ja tekitab liblikaid. Ja siis pärast seda ma enam ei vaata teda endise pilguga ja kõik on nagu muutunud. Ja veel suuremad plusspunktid on siis, kui ta oskab laulda või kui ta loeb luuletusi või kui ta kannab ette enda loodud luuletusi. No see on mul täielik nõrkus. Nägemismeel on meil olnud domineeriv kanal, kust kaudu me infot ammutame. Ligi 80% kogu infost, mis me saame, tuleb läbi silmade. Aga kuulmine võtab järjest rohkem järgi nägemisele. Et me näeme ka tehnikamaailmas, kuidas paljud otsingumootorid kasutavad järjest rohkem häälkäsklusi. Et Google'il on oma Voice, Amazonil Alexa, Apple'il Siri. Et see kõik on veel jällegi lapse kingades, aga ma näen sellel väga suurt tulevikku. Puhtalt sellepärast, et see on nii palju mugavam. Mulle endale on hakanud väga meeldima häälsõnumeid saata ja kuulata. Et WhatsAppis saab saata neid nagu sõnum, mis sa saadad, seal ei ole sekundi piiranguid. Ja vahel meil sõbrannaga ulatuvad need ligi pooletunnisteks häälsõnumid. Ja need saab saata jällegi, millal endal aega on ja kuulata, millal aega on, et ei hoia nagu kõnega teineteist kinni samal ajal. Ja see on lihtsalt nii palju rikkam on kuulata seda, kui inimene annab enda häälega edasi seda, mida ta tahab anda ja kuulata selle hääle tooni ja rütmi ja neid allhoovusid ja kõiki neid hääle eripärasid, et see on täiega äge, mulle nii väga meeldib. See tekitab nii palju intiimsema tunde teise inimesega, kui lihtsalt lugeda teksti. Et võt sellised mõtted täna minu poolt seoses kuulamisega ja kuulmisoskusega. Püüame rohkem kuulata, et mõista, mitte selleks, et vastata lihtsalt. Ja ma kindlasti kavatsen kuulamisoskust hoida au sees ka edaspidi, arendada ennast sel teemal, sest sellest ei võida ainult mina, vaid ka kõik inimesed mu ümber. Nii et aitäh teile kuulamast, kohtumiseni!